Nutikatele inimestele oleme välja töötanud loomulikult ka nutikad rakendused. Neist 3 rakendusest siis nüüd kiiresti lähemalt. Üks on siis Storybook Call, mis on siis mobiiliäpp, hetkel veel Androidile, mis siis näitab iga kord, kui teile ettevõtlusest kõne sisse tuleb, kes on see isik, mis on selle ettevõtte nimi, mis on käive ja mis põhiline, mis on riskitase. Ehk nii, kui teil telefon heliseb, näete ära, kes teile helistab ja kas tegemist on riskantse või usaldusväärse ettevõtjaga. Teiseks on siis Storybook Now, et tegemist on siis seire äpiga ja kui teil on nüüd Storybookis pandud ettevõtted või isikud seires ehk jälgimise alla, siis on teil võimalik ilusasti selle mobiili äpi kaudu saada ka teavitusi, kui nende ettevõtete või isikutega on mingisugused sündmused toimunud. Ning viimasena on siis Storybook Chrome laiendus. Saate selle siit lisaplugina alla laadida või siis lähete Chrome'i veebipoodi ja lisate sealt selle plugina. Ja mis see plugin teeb? Kui see on teile alla laadud või see extension on teile siis lisatud, siis tekib siia üles selline mullikese märk ja ükskõik millisel Eesti veebilehel te ka ei viibiks, selle sama veebilehe peal tuleb teile siis kohe kätte ettevõtte taust. Näiteks siin arvutitarkvara.ee, tahate teada, mis tema taust on, aktiveerite selle laienduse ja tuleb teile ära arvutitark OÜ, krediidiskoor usaldusväärne, kohustuste raport ja finantsraport. Kui te olete meie klient, siis on teil võimalik siia ise siis need lugusid lisada, mitte klientidel on siin hetkel siis automaatartiklid. Sündmused on siis viimased seiresündmused, mis on siis selle ettevõttega seoses tulnud. Ja mis on siis võimalik teha, on võimalik minna finantsraportisse kui ka kohustuste raportisse. Ja kohustuste raportist saame siis vaadata kiiresti üle selle tausta, mis see ettevõttel on. Tundub esialgu kõik okei, numbrid on ilusad, eks ole. Ja kõik on roheline, kõik on tore. Aga kui me nüüd keerime siia natukene lõppu ka, siis siin on aruande puuduste kõrvaldamise määrus tulnud ettevõttele, pluss siis tarbija vaidluse komisjoni otsused. Ehk et siin on ettevõtte mustas nimekirjas. Et siin tasub siis järgi vaadata, millega tegu on. Siis avastasin sellise huvitava lehekülje nagu hammas32.ee, mis siis tegeleb erinevate hambaharjade müügiga ja nii edasi. Otsisin siit kontaktandmeid, ei leidnud ja väga huvitav, kui kontaktandmeid ei leia. Selle jaoks on jällegi väga hea siis aktiveerida see sama laiendus. Ja see laiendus näitab siis ära sellise asja, et krediidiskoor on hüüumärk, mis see tähendab. Kui me vaatame siia allapoole, siis siin on selline artikkel nagu lõpulugu. Lõpulugu lisatakse ettevõttele, kes on tegevuse lõpetanud. Nii siis tekib minul nüüd päris õigustatud küsimus ja ka teil tarbijad, et ettevõttel on koduleht täiesti aktiivne, tundub, et saab panna asju ostukorvi, saab minna maksma, aga ettevõtet ise, kui me praegu vaatame, ettevõte on kustutatud. Ja siin on sund kustutamisega, et ei esitanud oma majandusaasta aruandeid ja ettevõte läks sund kustutamisele, aga koduleht on üleval ja mina kui tarbija saaksin praeguselt näiteks endale hambaharja tellida, aga ilmselt see minuni ei jõuaks mitte kunagi. Siis on selline leht nagu Luutar, temal on siis krediidiskoor siin, eks ole, oranž ehk siis problemaatiline. Ja jällegi, kui me vaatame siin siis kiiresti, et okei, vaba krediit on, lood on, okei. Vaatan kohustuste raportit, et miks ta siis on problemaatiline, mitte roheline usaldusväärne. Siis ongi see teema, et tal on olnud siin võlgnevused, mille ta on siis tegelikult saanud ära tasutud. Aga ega krediidiskoor nii kiiresti siis ei lange, et krediidiskoor võtab aega, enne kui ta jällegi langeb, et siin on näha, et märtsikuus on siis ettevõte oma võlgadest lahti saanud selleks korraks. Edasi, see laiendus toimib siis igal pool veebis, nii et kui kuskil internetis on teil siis näiteks internetipõhine CRM või ERP, või mis iganes tarkvara, siis kohe tekstituvasti leiab üles, kui tegemist on ettevõtte või juhatuse liikmega. Ja on võimalik siis näha, kes need on, et need samad ärikeeluga inimesed näiteks on näha, kes on täna tegelikult veel juhatuse liikmed, et meil tekstituvasti siis leiab need üles.
Ja toimib ta siis ka siin veebis, et loete näiteks Äripäevast uudiseid, siis näete ära, et tekstituvasti on leidnud üles need juhatuse liikmed, et siia on siis tulnud Storybooki väikene selline logokene ja kui sinna peale klikkida, siis mul on nii suur kiire kursor, et tuli lahti siis see artikkel, aga muidu kui te klikite sinna Storybooki logo peale, siis suunab ta teid ilusasti tegelikult siis antud ettevõtte või juhatuse liikme Storybooki sinna profiilile. Vot, sellised 3 rakendust. Et võtke kindlasti kasutusele, kõigest on väga palju kasu ja töötavad nad väga hästi ja mõnusalt. Tere ka!